Kell on 9:27, külalised ongi kohal nagu 5 kopikat. Harri Egipt, tere päevast! Tere päevast! Ja meil on noor daam ka stuudios, kes on Karmen Kaljula, Tallinna Nõmme gümnaasium 12. klassist. Tere hommikust, Karmen! Tere hommikust! Jutuga läheme nüüd tagasi lausa aastatuhande algusse. Ligikaudu aasta 2000 oli siis, kui Harri Egiptil tuli üks mõte. Ei ole tegu ju ainult reklaamimehega, vaid ka tantsuõpetajaga. Ja mis oleks, kui paneks noored tantsima selleks, et nad saaksid paremini omavahel läbi, saaksid tuttavaks ja ka muud maailma mured lahendatud. Harri, me saame nüüd täpsustada seda mõtet täpselt nii, nagu teie seda soovite. No, kui rääkida selle idee täiuslikust niisugusest vormist, siis võikski eilset Nõmme gümnaasiumis toimunud üritust paari sõnaga kirjeldada. Et me olime eelnevalt korraldanud tantsuõpetuse tunnid Tallinna Kesklinna Vene gümnaasiumis ja Nõmme gümnaasiumis ja õpetati 2 tantsu, rumbat ja džaivi. Ja me harjutasime need õpilased juba selle õppetunni jooksul sellega, et poisid ei saanud meil ühtegi partnerit valida. Need partnerid tulid nendele kinnitatud siis numbrite kaudu ja tunni lõpus valiti välja parimad, kes läksid lõppvõistlusele ja eile siis toimuski Eesti ja Vene õpilaste ühisvõistlus. Tantsiti 2 tantsu, selgitati välja 6 paremat võitjat, autasustati ja selle järel toimus selline tutvumisring, kus suurde saali toodi 14 lauda, iga laua taga istus üks võistleja tütarlaps ja poisid liikusid siis lauast lauda, esitasid oma partneritele küsimusi ja said tuttavaks. Tants oli seega vahend, et need noored kokku viia. Täpselt nii, tants oli suhtlemise vahend, et noored kokku viia algul kehakeele kaudu ja pärast siis vestluse vormis. Karmen, kuidas eilne õhtu mõjus ja kes olid siis tantsupartnerid ja kuidas selline asi kokku sobitus? Eilne päev möödus väga hästi, see oli meil nagu väga huvitavas võtmes tehtud, et me saime nagu erinevate partneritega tantsida ja me tantsupartneriteks olid siis Tallinna Kesklinna Vene kooli õpilased ja nagu väga huvitav oli nagu teisest rahvusest inimestega tantsida ja nendega nagu seda suhtlust luua nagu läbi tantsu. Suhtlus siis tuli ja oli loomulik. Jah, tuli küll. Ikkagist nagu pidid aitama üksteist ja kui tekkis mingi segadus ja seletama üksteisele ja et see oli nagu, et suhtlus tuli nagu loomulikult. Igavesti põnev küsimus, mis keeles see siis lõpuks tuli? Olen kuulnud küll, kuidas Eesti noored, vene noored räägivad omavahel imet inglise keeles. Kuidas eilne õhtu välja nägi? See enamus tegelikult rääkis ikkagi nagu suhtlus toimus eesti keeles, aga oli siis tõesti nagu paar juhtumit, kus kohe siis nagu vene kooli õppineile palus, et kas see on nagu okei teile, kui me suhtleme inglise keeles omavahel, et see oli hästi huvitav, et 2 inimest, et üks siis räägib eesti keeles ja teine nagu vene keeles, aga siis see suhtlus omavahel toimub nagu kolmandas, et siis inglise keeles. Kas selline praktika rahuldas ka korraldajat, Harri? Täiesti, aga esmakordselt meie projekti puhul oli sisse viidud selline seik, et iga tütarlaps sai selle vestlusringi lõppedes endale nimekirja 14 poisi andmetega ja iga poiss sai siis vastavalt nimekirja 14 tütarlapse andmetega. Nii et ütleme tänasel päeval iga üks võib võtta ühendust oma tantsupartneriga, kutsuda teed jooma või jalutama, et see kõik on nüüd võimalik. 14 partnerit, Karmen, sinu telefoniraamatus lisaks. Jah, eks ta selline võimalus on, aga kuna siis me elame ikka sotsiaalmeedia ajastul, siis tuli neid Facebooki tuli ikka sõpra juurde ja Instagrami jälgijaid ja et nagu... No küllap sa vaatas ikka kõrvalt huviga, kuidas sinu klassikaaslased, vennad, õed suhtlesid, oli see selline häbelik, räägitakse ju, et tänane noor ei oska näost näkku enam suurt rääkida, eriti kui tegu on inimesega, keda ta hästi ei tunne. Oli seal midagi sellist või olite te täiesti vabad juba esimesest hetkest pääle? Eks ikka nagu alguses on selline mugavustsoonist välja minek, aga ei, nagu see suhtlus
harjusid ära selle keskkonnaga ja siis see suhtlus tuli juba nagu päris lihtsalt ja loomulikult ja isegi nagu enda kooli perele andis see hästi palju juurde, et suhtlesid enda kooli inimestega, kellega nagu varem polnud kokku puutunud, et ühendas isegi nagu enda kooli inimesi hästi palju. Harri, nagu ma algul juttu juba viisin kaugesse minevikku, siis see idee ei ole juba uus ja korduvalt läbi proovitud. Me isegi saime kokku selleks, et rääkida veidi sellest ideest lähemalt ja nii te rõhutasite seal üsna üheselt, et tegu ei ole tingimata just rahvuse ülese probleemi lahendamisega, vaid tänapäeval juba lihtsalt noorte inimeste omavahel suhtlemise probleemi lahendamisega. Just nimelt, see projekt on meil täiesti universaalne. Selle kaudu võib lõimida igat klassi, igas koolis, iga kooli erinevaid klasse või täiesti erinevate linnade, erinevate koolide klasse. Et see mudel on niivõrd kergesti kohandatav igasuguseks suhtlemiseks ja lõimimiseks, aga selle eelduseks on ikkagi see, et lapsed oskavad tantse tantsida ja siinkohal võib tuua näiteks 2 niisugust kooli, kus tantsutunnid on tunniplaanis juba 1. klassist peale, see on siis Prantsuse Lütseum ja Inglise College Tallinnas, aga paraku lõpevad need tantsutunnid siis kas 4. või 5. klassis ja edasi nendega enam kahjuks ei minda. Teil on endal kogemus oma lapselapsega ja isegi saite ju vestelda sel teemal, et miks need siis ei jätku ja kas noor inimene tunneb sellest puudust ka? Just seda väga keeruline välja selgitada, miks lapsed isegi ei taha, et need jätkuksid, aga siin võib olla üks selline moment, et kõik tantsuõpetajad annavad oma tantsutundides ühel hetkel lastele sellise korralduse: poisid, valige endale partner. Aga meie selle mudeli järgi on valikud numbrite järgi ja meil tantsivad poisid kõikide tüdrukutega ja see tekitab sellise partnersuhte, mis on täiesti ainulaadne, et mitte üks poiss ei võta endale tüdrukut paariks aastaks nagu partneriks, vaid kõik lõimitakse kõigiga kokku. No Karmen, kas see probleemi püstitus tundub olevat kohane? Minu meelest see oli tõesti väga hea lahendus, et see oli nagu numbritena pandud, sellepärast et ka meie koolis on ühel õppeaastal siis vabatahtlikud tantsutunnid ja seal on ka oli see nagu koht, et poisid, et valige endale partner. Et seal tekib see, et ongi, et osad tüdrukud on nagu eelistatud ja teised on nagu vaiksemad tüdrukud ja siis tekib see kõrvalejäämismoment, mis nagu rusub sind ennast, et nagu see siis kaotati ära nagu eile. Omamoodi geniaalne lahendus. Jah, minu meelest ka. 2008. aastal sai seda juba esimest korda proovitud, siis 2 aastat hiljem, siis tuli pikk paus sisse ja siis olime jälle tagasi. Regulaarsed asjad võib-olla töötavad natukene isegi paremini, aga tundub kuidagi alltekstina suur võitlus selle asja nimel, kui selgitada veidi. Ei, no põhimõtteliselt seda projekti võiks ju igal aastal korraldada Tallinna linnavalitsuse kodurahu projekti raames, aga siin on üksjagu organiseerimistööd, nii lihtne see ka ei ole ja nüüd, kus me oleme selle projekti nagu täiuslikkuseni välja arendanud, võiks see lihtsalt jäädagi eeskujuks, et vaevalt me seda projekti iialgi enam kordame. Ja miks siis just nii, kui nüüd asi on valmis saanud? Just sellepärast, et ongi valmis saanud, et nüüd on õige aeg sellega lõpetada. Et võtke ja tehke ise edasi, aga Harri Kipt tõmbab joone peale. Täpselt nii. No aga ei ole veel liiga palju seda küla peale jõudnud, et ei ole suurest initsiatiivist veel kuulda olnud, vahest on siis vaja natuke tagant tõugata ja inimesi veenda. Jah, aga kuidas seda teha? Võib-olla me praegu teemegi siin seda. Võib-olla Karmen teab, kuidas seda võiks korraldada. Ja, ma saan Karmeni käest kohe need küsimused küsida, aga Harri, kuidas mõõta sellise ettevõtmise kasu? Ma kujutan ette, skeptikuid võib tõesti olla palju ja kui nad nüüd kuulevad, küll, saime nüüd kokku, tegime selle tantsu ära, aga siis lähevad nädalad mööda ja võib-olla 14 noormehes seal telefoniraamatus saab aega mööda lihtsalt ajalugu, aktiivselt ju ei suhtle. Kuidas mõõta seda kasu? See on raske küsimus. Me tegime 2008. aastal samasuguse projekti samas Nõmme gümnaasiumis ja me tegime 3 25-minutilist dokumentaalfilmi DVD-plaadil. Ja Eesti Televisioon varustas need filmid eesti- ja venekeelsete subtiitritega ja neid näidati korduvalt, samuti näidati Kanal 2 programmis ja näidati Tallinna TV eelkäija kanalil, nii et 3 kanalis nad olid eetris. Me andsime kõikidele tolleaegse parlamendi saadikutele üle
selle DVD-plaadi. Me viisime Tallinna kõikidesse koolidesse 2 plaati allkirja vastu ja vaatamata sellele ei ole selle möödunud 9 aasta jooksul mitte keegi seda projekti võtnud vaevaks korrata. Mis võib siis olla tegelik põhjus? No eks siin ole niisuguse inertsuse ja niisuguse väljakujunenud tavaga ja laiskusega ja kes teab millega. Karmen, kuidas tundub, kas Eesti noortel on vene noorte suhtes eelarvamused? Ma ei ütleks, et niivõrd eelarvamused, pigem on see nagu hirm, et võib-olla see vene keele põhi ei ole endal nagu nii hea, et kuidas nemad oskavad sulle nagu vastata siis su küsimustele või lausetele, et nagu tekib endal pigem see hirm, et äkki nagu vestlus jookseb kokku ja tuleb sükene nagu paikuse moment, et pigem on nagu sellel nagu see jääb nagu toppama selle taha. No tants on hea võimalus muidugi liigutada ka nii palju, kogu aeg ei peagi rääkima, aga kui te rääkisite, siis millest te rääkisite? Seal kohtingu poolel siis räägitigi üksteise nagu vabast ajast, et mida meeldib teha ja kuidas üldse nagu see päev meeldis ja kuidas see tantsimine läks ja kas üldse oled tantsimisega varem tegelenud ja mis see sulle endale andis, et nagu vestlusteemad olid sellised. On sul endal tutvusringkonnas mõni vene noor, kellega sa igapäevaselt suhted? Mina olen vene noortega puutunud kokku nüüd, et paar aastat tagasi ma mängisin mängin jalgpalli ja ma mängisin vene tiimis, kus siis enamus mu tiimikaaslasi nagu olidki vene rahvusest ja rääkisidki vene keeles ja mu trennid toimusidki vene keeles. Et see oli on olnud minu kokkupuude. Vene keelega on sul väga hästi, siis ma saan aru. Koolis on 5. Et nagu mul meeldib seda õppida ja ma tahaks, et see keel oleks mul kunagi nagu selgelt suus. Aga eks arenguruumi on. No Harri, sport on ilmselt teine võimalus liita neid meeskondi, kes kipuvad eri tänavaid pidi käima. Just nimelt üleeile hommikul televisioonis tsiteeriti Sirbis ilmunud artiklid, kus kurdeti selle üle, et noortel ei ole eriti mingisugust tegevust, et hängivad kuskil kauplustes. Aga meil on ju Eestis ilusad koolimajad parkettpõrandatega, köötud, laupäeviti, pühapäeviti, seisavad tühjalt, nukralt. Seal võiks kogu aeg toimuda üks tantsimine ja kas või läbi suve, selleks on meil palgatud huvijuhid. Ja ma arvan niimoodi, et kui see tantsimine saaks hoogu juurde, siis tulevikus ei oleks Eesti kutsung, loosung mitte Welcome to Estonia, vaid Dancing Estonia. No nii, suurte mõtete pealt jätame siis mõtte pooleli, ehk siis ei pinguta enam. Karmen, kuidas tundub, kas võiks mõne nädalavahetusel kulutada veel millelegi sarnasele oma aega? Jaa, ikka. Nagu see ongi selline nagu teistmoodi lahendus ja see tantsimine ongi nagu selline, et tegelevad nagu ja oskavad need, kes on nagu trennis käinud nagu tänapäeva noorte seas, siis kes tegelevadki sellega ja see ongi nende spordiala ja nende ala, et seda tuua rohkem nagu teiste inimeste ellu ka, et see tegelikult annab hästi palju juurde ja see on elus hästi vajalik oskus. Alati on vaja eestvedajaid ka, Harri andis läbi tulpide teada, et tema jõud hakkab nüüd otsa saama, aga mis oleks, kui sinust või sinu kolleegidest saaks asja eestvedaja? Noored inimesed ise veaksid seda asja. See ongi, minu meelest on nagu natukene probleem see, et meie saime nüüd selle kogemuse kätte, aga mina olen abiturient. Järgmine aasta ma lõpetan selle kooli, ma sain selle hea kogemuse kätte, aga nagu mina lõpetan ja nagu, et neid nooremaid uuesti peale saada on nii raske, sest neil ei ole seda kogemust, neil ei ole seda tantsukogemust, nad ei tea, et see võib olla tegelikult jumala lahe ja jumala tore, et võikski nagu nooremast east saati nagu seda tantsu rohkem sisse tuua ja tuuagi õppekavasse ja et nad saavadki seda harjutada ja õppida, et neil on see nagu hea emotsioon sellest, et siis on nagu palju lihtsam seda nagu. Ehk siis kui 6. klassi Jütsile juba asi selgeks teha, siis tal on veel aega 6 aastat selle nimel pingutada. Jah, täpselt, et ta teab, et ta on selle emotsiooni kätte saanud, teab, et et see on lahe, et teeme. Et siis on nagu palju lihtsam neid inimesi kaasata ja seda inimesi üldiselt kipub iseloomustama see, et kui nad ütlevad kindlalt, et enam ei tee, siis neil ei lihtsalt muud midagi üle, kui jälle teha. Nii et Harri Kipt jääme ootama siis uusi katsetusi. Aitäh, Harri, aitäh Karmen Kaljula selle vestluse eest, toredat päeva ja visadust teile mõlemale. Aitäh! Aitäh!